Minu tänase loengu vestluse teiega teemaks on Kuhu lähed Eesti majandus. Ja ma arvan, et ma ei taha üle koormata teid mingisuguste statistiliste näitajatega, mingisuguse keerulise süvaanalüüsiga, mis lõppkokkuvõttes võib-olla mitte kuhugile ka ei vii, vaid ma arvan, et peaksin täna rääkima ja teie peaksite oma mõtted suunama sellele, mis on meie tänase olukorra põhjus, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me tahame välja jõuda. Sellepärast, et statistilisi näitajaid on võimalik saada Rahandusministeeriumi kodulehekülje pealt, Finantsinspektsiooni kodulehekülje pealt, ülikoolide kodulehekülgede pealt ja seal on ka hulgaliselt igasuguseid statistilisi, ökonomeetrilisi nii-öelda süvaanalüüse. Aga selleks, et üldse aru saada sellest, kus me täna oleme, miks me oleme siia jõudnud ja kuhu me tahame välja jõuda, selleks me peame endalt küsima, mis on üksikisikutena meie eesmärk, mis on, nii nagu härra Markus Järvi ütles, meie kui perekonnaliikmete, Eesti perekondade eesmärk ja lõppkokkuvõttes kogu rahvuse kui perekondade liidu eesmärk. Ja rahvus, tema kõrgem organiseerimise vorm on ju riik, siis me peame ka küsima, mis on Eesti riigi eesmärk. Meediast, iseäranis peavoolumeediast või kuidas iganes seda nimetada, käivad läbi küsimused ja käib läbi, ma ütleksin ka, jaarumine selle üle, et mis on ikkagi meie kui eestlaste siht, kas meil üldse on mingeid sihte, kas meil on eesmärke. Millegipärast enamasti unustatakse ära, et eesmärgi panime me paika alguses 1918. aastal, kui me lõime Eesti Vabariigi, hiljem võtsime vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse ja võtsime vastu koos sellega ka Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli. Vahepeal oli nõukogude aeg. Me saime, kui ironiseerida, 50 aastat järele mõelda, kes me oleme, kust me tuleme, kuhu me läheme. Ja pärast 50 aastast pausi 1992. aastal võttis Eesti rahvas rahvahääletusel üle 90% rahva hääletusel osalejate nõusolekul vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse ja selle preambuli. Me võime öelda, et põhiseadus on võib-olla juriidiline dokument. Mõni jurist ütleb väga küüniliselt, et see on ajalooline dokument, see on paber, mis ei kõlbagi tänasesse Euroopasse, ei kõlba tänaste euroopalike väärtuste juurde, tänasesse globaliseerunud maailma. Kuid kui me räägime demokraatiast, see on esmajoones enamuse võimust, see on rahva võimust, siis põhiseaduse preambul on loomuõigusele, loodusseadusele, rahva tahtele tuginev akt, rahva tahte väljendus ja me oleme väljendanud seda tahet nii, kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel, mis on kaitseks sisemisele rahule ja välimisele rahule, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Võtame loengu alustuseks seda meie Eesti riigi eesmärki, see tähendab meie kui eestlaste eesmärki natukene sisuliselt analüüsida. Ja ärme teeme seda juriidilisest aspektist, teeme seda loomuõiguslikust aspektist, teeme seda sellest aspektist nagu eestlane, kes ei ole seotud mahinatsioonidega, kes ei ole seotud oma kasuga, oma südames tegelikult seda meie riigi eesmärki, seda põhiseaduse preambulit mõistab. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki. Kui meie riigi taastasime 1991. aastal, me saime Eesti NSV-lt ja Nõukogude Liidult päranduseks riigi, mis oli, tõsi küll,
veidi räämas, ta ei olnud võib-olla eestipärane, ta ei arvestanud Eesti kui põhirahvuse huvidega suures Nõukogude Liidu riiklikus plaanis, aga siiski majandussüsteem toimis, põllud olid üles haritud, tehased töötasid, oli olemas teedevõrgustik, haridussüsteem, tervishoiusüsteem, kõik toimis. Me oleks võinud kõik paremaks teha, eestilikumaks teha. On fakt, et Nõukogude Liidult saime me päranduseks riigi, millel puudus välisvõlg. Veel 1996. aastal, kui me lähtume ametlikust statistikast, ei olnud taasiseseisvunud Eesti Vabariigil mitte ühtegi senti võlga välismaailma ees. Me toimetasime ise, meil oli oma majandus, oma teed, oma haridussüsteem, kogu sotsiaalmajanduslik tehniline baas, ilma välisvõlata. Mis siis juhtus? Siis me hakkasime võtma võlgu. Ja me ei hakanud võlgu võtma mitte üksteise käest, et näed, mina teen tööd, saan tasu, panen selle kohaliku panka hoiusele, hoiulaenuühistusse, minu rahvuskaaslane saab sealt võtta näiteks oma talu arendamiseks, oma tööstuse arendamiseks, oma ettevõtmise arendamiseks. Ei, meie pöörasime pilgud välismaailma poole, võõrpankade poole, sellepärast, et me uskusime või meile sisendati, et justkui võõrad pangad saaksid Eesti majanduse finantseerimisega paremini hakkama. Aga fakt on see, et täna 2014. aastal on Eesti, ja ma ei räägi siin ainult vabariigi valitsusest või kohalikust omavalitsusest, nagu valitsusringkonnad või Rahandusministeerium tarvitseb öelda, et Eesti on kõige väiksema riigivõlaga riik Euroopas. Ma räägin Eesti Vabariigist kui tervikust. Valitsusasutused, kohaliku omavalitsusasutused ja riik ja rahvas tervikuna, see tähendab eraisikud, ettevõtted. See kogu võlg välismaailmas on 22,5 miljardit eurot. Ja see ei ole minu isiklikus peas valminud number, vaid seda numbrit võib igaüks järgi kontrollida CIA Factbookist ja ka Eesti Panga ametlikust statistikast. 22,5 miljardit eurot 22,5 iseseisvuse aastaga. See on keskmiselt 1 miljard eurot võlgu igal aastal võetud välismaailmalt. Ja mida me oleme saavutanud? Kas me oleme selle Nõukogude Liidult saadud majandus-, sotsiaal-, kultuurisüsteemi muutnud paremaks? Ei ole. Põllud on söötis, tehased on likvideeritud, inimesed lahkuvad kodumaalt, koole pannakse kinni, tervishoiusüsteem lonkab, me maksame ikka 33% sotsiaalmaksuks nagu 1991. aastal, aga meil ei ole enam tasuta hambaravi ja ravijärjekorrad on oi, kui pikad. Ja et küsigem endalt, kas me kindlustame ja arendame riiki, meie kui eraisikud, meie kui ettevõtjad, aga loomulikult peab selle küsimuse endale esitama ka riigi juhtkond ja kohaliku omavalitsuse juhid. Ja ka meie kodanikena peame küsima, kas need otsused, mida meile öeldakse iga päev meedia vahendusel, kindlustavad ja arendavad riiki, nagu me oleme kokku leppinud meie riigi eesmärgis põhiseaduse preambulis. Riik, mis peab olema kaitseks sisemisele ja välimisele rahule. Kas välist rahu aitab tagada see, kui me pistame näpu pidevalt herilase pessa? Läheme Afganistani, läheme Iraaki, nüüd lähme Kesk-Aafrika Vabariiki. Pidevalt surgime teiste riikide välispoliitikas. Küll Gruusia välispoliitikas ärritame Venemaad, ütleme, et need territooriumid, mida Venemaa okupeeris Gruusias, see on okupatsioon, aga kui meie oma Petserimaa või Narva-tagused 3 valda ära anname, siis see on lihtsalt realiteedi järgimine. Kas me kindlustame oma sisemist rahu sellega, nagu tuli uudis 2012. aasta juunikuus, et seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks, ilmselt küll mõeldi täisomandiks, saamisega ostis Eesti Pank 600 kilogrammi kulda
ja andis selle kulla kõik ilusti Euroopa Keskpanga bilanssi. Või kõik need igasugused Euroopa stabiilsusmehhanismid, fondid, millega toetatakse mitte Kreeka pankasid, mitte Hispaania pankasid, nagu meedia vahendusel võib lugeda, vaid Kreekas asuvaid globaalseid pankasid ja Hispaanias asuvaid globaalseid pankasid. Siin on suur vahe. Kui on tegemist Kreeka pangaga, siis see tähendab seda, et see Kreeka pank peaks ju tegutsema Kreeka riigi ja Kreeka rahva hüvanguks, liigutama rahasid nii, et kreeklased saaksid rikkamaks. Aga hoolimata nendest abipakettidest kreeklased on saanud rikkamaks või on nad jäänud järjest rohkem globaalpankade intressiorjuse võrku. Riik, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kasum kõiges, meditsiinis, ettevõtluses, hariduses, ma ei räägi ainult pangandusest, suurtööstusest, vaid sotsiaal- ja kultuurivaldkonnast. Iga valdkonna esimene küsimus on see, mis selle valdkonna majandaja, kooliomanik, kes ei ole riik, vaid eraettevõtja, haiglaomanik, selle eest saab, kui palju ta kasumit teenib. See tähendab seda, et järgitakse üksiku huvi, kuigi põhiseadus ütleb, et meie riik peab arenema üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Iga otsus, mis meile ette serveeritakse, tõeliste Eesti Vabariigi kodanikena me peaksime alati tuletama meelde seda põhiseaduse preambuli viimast lõiku, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kui meile käiakse ette mingisugune otsus, paneme raha ESM-i, toetame seda panka, laseme sisse siia võõrinvestori, kes investeerib täna 1 miljoni, aga homme viib kasumitena välja 10 miljonit. Kas see peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu läbi aegade? Või kui me räägime sellest, et on tööjõu vaba liikumine, inimesed, minge kus tahate, meil pole teid siin tarvis, minge tehke Soomes tööd, Rootsis tööd, Saksamaal tööd, Iirimaal, aga samas on järgmine päev lehes uudis, kus öeldakse, meil ei ole kvaliteetset tööjõudu, peame seda tooma sisse kuskilt ida poolt või lõunast, Aafrikast. Kas see peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade? Patrioot on see, kes koha peale jääb. Eestlust ei ole võimalik edendada ja säilitada välismaal, seda on võimalik seal konserveerida. Aga eestlust saab arendada ainult Eestis ja samamoodi, kui me räägime siin sellest, et teised peavad tulema meie eest eesti rahvust, keelt ja kultuuri arendama, lubage naerda. Kus sünnib viga? Miks me oleme sellisesse olukorda sattunud? See tuleb sellest, et me oleme nii riigi kui ka rahvana, tegelikult igaüks meist, võib-olla ka mina siin, me peaksime kõik enda südametesse vaatama, kas me oleme esmajoones enda sees loobunud kõigest võõrast. Kas me oleme loobunud kõigest võõrast enda sees ja enda ümber? Kui me vaatame niinimetatud Euroopa või läänepoolse maailma heaoluühiskonda, siis allakäiku tagav suhtumine on olnud ikka see pärast teist maailmasõda. Meie oleme kultuurrahvas, meie ei tee neid alandavaid töid. Alandavate tööde jaoks, nagu koristamine, teenindamine, tehastes töötamine, me oleme selleks liiga head. Toome sisse võõrtööjõudu, maksame neile vähe palka, ise oleme direktorid ja spetsialistid. Küll võõrad tulevad ja meie eest töö ära teevad. Meie oleme ainult vahendajad, meie võtame kasumi. Ja siis öeldakse, et me oleme sallivad, meil on demokraatia, aga sellel teisel rahval, kes tuleb nii-öelda neid alandavaid töid tegema, need võõrad meie jaoks nii-öelda, kas nendel ei ole siis õigus
kvaliteetse töö eest, juhul kui nad teevad kvaliteetset tööd, saada kvaliteetset tasu, väärilist tasu. Kindlasti on. Varem või hiljem hakkavad sellised võõrad ju nõudma enda õigusi. Me näeme seda Inglismaal, me näeme seda Saksamaal, kogu läänepoolses vanas Euroopas, rääkimata Ameerika Ühendriikidest. Ja kui me soovitame ka meie Eestile sellist tulevikku, et meie eestlased istume ainult kontorites, ainult ülikooli haridus peab olema, magistrikraad või doktorikraad taskus, kes see ikka treialiks läheb, kes see läheb põldu harima, kes see traktoristiks läheb, kes tehasesse, need on ainult need mõttetud tegelased. Need toome välismaalt sisse, aga need, kes välismaalt on sisse toodud, need võõrad, ei hakka ju mitte kunagi arendama eesti rahvust, keelt ja kultuuri, vaid paremal juhul arendavad nad enda rahvust, keelt ja kultuuri, aga kui aus olla, siis nad ei arenda ka mitte seda, vaid neid ajendab siia tulema, vaid isiklik kasu, see tähendab see palgatulu, mida nad siit loodavad. Ja teine küsimus, kui me räägime seda, et võõrad tulevad ja võõrad teevad, võõrad on spetsialistid, nemad saavad keevitamisega paremini hakkama, nemad saavad traktoriroolis paremini hakkama, siis tekib küsimus, miks need võõrad, kui nad on nii head ja kvaliteetsed, oma kodumaal endale õnne ja rikkust ei loo. Või on ka nende kodumaal nii-öelda see liberaalse majanduse nähtamatu käsi teinud elamise võimatuks, majandus, sotsiaal, tehnilise baasi segi peksnud, et neid sundida ka maailmas kepi ja kerjakotiga ringi rändama. Täna me eestlastena konkureerime omavahel. Kui ühel mehel on lillepood ühes tänavas, siis teine mees mõtleb, kurat, näed, mu naaber saab rikkaks. Palju kliente küll ei käi, aga ma ei oska ka midagi paremat välja mõelda. Teen ka lillepoe. Teeb ka lillepoe, aga klientide hulk jääb ju samaks. Ja põhimõtteliselt lillepood on lillepood, see on vahendustegevus, lilled kasvatatakse välismaal, põhikasum rändab välismaale. Kes on vaadanud sellist sarja nagu Väike maja preerias, siis seal on toodud ju küllaltki ilus ühiskond. Selline ühiskond oli ju ka meil Eestis. Ja ma ei propageeri siin midagi ajas tagasirändamist või seda, et me peaksime pöörduma algelisemate eluviiside poole, aga vaatleme seda ühiskonda. Seal ühiskonnas oli kahte sorti inimesi. Ühed, kes tegelesid otsese tootliku tegevusega, teised, kes tegelesid tootliku tegevuse vahendamisega, kaupmehed, pankurid, teenusepakkujad, nagu juristid, arstid. Aga nad täiendasid üksteist. Ei olnud ainult tootjad ja ainult vahendajad. Tänases Eesti ühiskonnas meil on peaasjalikult ainult vahendajad, kui me räägime kodumaisest kapitalist, ja kui keegi midagi toodab, siis kodumaise kapitaliga hästi vähe ja hästi nišikaupa, ja kui keegi midagi suurelt toodab, siis on see kindlasti välisinvestor, kes viib selle toodetu kasumi, tööviljad Eestist välja. Mõned ütlevad seda, et ühistute rohkus justkui näitaks ühiskonna arengutaset, et kui meil on hästi palju ühistuid, et siis on riik arenenud. See ühiskond 18. sajandil, 19. sajandil, kus ka meie olime, seal peaasjalikult ei olnud alguses mitte ühtegi ühistut. Küll aga olid kogukonnad. See tähendab, kes oli pankur, ta oli erapankur, kes oli arst, tal oli erapraksis, kes oli põllumees, kes oli kaupmees, kõikidel olid oma väikesed ettevõtted. Aga nende eesmärk ei olnud mitte rahatulu teenimine, vaid endale ja oma perekonnale elatise teenimine ja enese teostamine läbi selle töö, mida nad kõige paremini oskasid. Ja kui nüüd pankur mõtles, et ma võtaks kõrget intressi kohalikule põllumehele laenamiseks või kohalikule kaupmehele laenamiseks, siis ta võis ju seda teha, aga siis tõstis ka kohalik kaupmees ju oma poes hinnad kõrgeks, kohalik põllumees müüs oma toodangut kõrgema hinnaga
ja lõppkokkuvõttes see kasum valgus ühiskonda laiali tagasi. Nii et ei olnud mõtet koorida suuri kasumeid, kuna raha jäi kogukonda. Täna meil on globaliseerunud majandus. Meile öeldakse seda, et see on hea. Meile öeldakse seda, et on hea, et meil on ühisvaluuta, et see kergendab suhtlemist ülejäänud maailmaga, vähemalt ülejäänud eurotsooniga. Ma põhimõtteliselt ei vaidle sellele vastu. Aga mis väärtus oli näiteks Eesti kroonil kui rahvusvaluutal? Tal oli see sama väärtus, mis tagas kogukondliku, ja kogukonnana ma pean silmas siin tervet Eesti Vabariiki, raharingluse. See tähendas isegi siis, kui välisinvestor omas siin näiteks ettevõtmisi, kas mingit farmi, tööstust, muud ettevõtet, ja on ju fakt, et omas ja omab praegu ka, siis Eesti krooni ja praeguse euroaja vahe seisnes ühes väikeses pealtnäha pisiasjas. Näiteks Prantsuse tööstur, kes omab Tallinnas tehast. Ta viis krooni ajal ja viib ka praegu kasumi välja Prantsusmaale, Pariisi näiteks, kus ta resideerub. Ainult, et krooni ajal viis ta selle välja Eesti kroonides. Kas prantslasel on Prantsusmaal Eesti kroonides kasumiga midagi teha? Ei ole. Ta tõi need Eesti kroonid varem või hiljem, kas või läbi selle, et Eesti pangas konverteeris need eurodeks või mõneks muuks valuutaks Eestisse tagasi, need kroonid tulid ringlusse Eesti Vabariigi majandusse, meie kogukonda, meie majandust arendama, see tähendab Eesti maalased, meie saime vähemalt siis töölistena tööd ja leiba ja tuli sissetulekut. Kui prantslane viib välja eurodes Eestist kasumi, kas tal on motivatsiooni seda Eestisse tagasi investeerida? Vaevalt. Siin on kõrge maksukoormus, 33% sotsiaalmaksu, 21% tulumaksu, 20% käibemaksu, 3% töötukindlustust, 2% kogumispensionit, aktsiisid, trahvid, riigilõivud ja nii edasi. Enamik Euroopa riike on meist väiksema maksukoormusega, ka Skandinaavia riigid. Kas siin on hea kliima? Ei ole. Raha siia investeerides tuleb arvestada, et kaasnevad küttekulud, näiteks tööstuse ruumide kütmiseks ja muud taolised asjad. Lõunaliidu riikides on palju lihtsam oma kasumina saadud eurosid investeerida ja täiendavat kasumit selle eest saada. Nii et küsimus on nüüd selles, et Eesti kroon tagas selle, et raha jääks meie kogukonda, see tähendab Eestisse, aga euro on ikkagi mõeldud selle jaoks, et ühtedest liikmesriikidest lüpsta välja tööviljasid teistesse. Meil räägitakse Eestis väga palju panustamisest. Keegi ei tea, mis see sõna täpselt tähendab, aga kõik muudkui panustavad. Kui 25 aastat tagasi Eesti NSV-s oleks insener panustanud oma aastapalga pensionifondi, toona siis näiteks hoiukassasse, palju ta tänaseks saanud oleks. Küsime, palju on väärt 1 euro. No 1 euro on väärt 15,65 krooni ja 1988. aastal, 25 aastat tagasi, oli see 15,65 krooni väärt 156,5 rubla. Inseneri kõva kuupalk. Korrutame 12-ga, saame 1878 rubla, inseneri kõva aastapalk koos preemiaga. Kui ta oleks selle panustanud hoiukassasse 3% aasta intressiga, liitintressi põhimõttel, see tähendab, et igal aastal, kui intress lisandub, järgmisel aastal lisandub intress nii põhiosale kui ka eelmistel perioodidel kogunenud intressile. Siis sellest inseneri kõvast aastapalgast oleks 25 aastaga saanud poole rohkem, peaaegu 4000 rubla ehk tänases rahas 25 eurot. Üks kord viletsalt poes käimist, inseneri kõva aastapalga eest, millele lisandusid ka preemiad. Me võime muidugi öelda seda, et toonane aeg oli kole, nüüd enam nii ei juhtu, nüüd on rahandus hoopis teistel alustel, õnn on meie õue peale tulnud. Aga need on ilusad
pettekujutelmad, nendega me võime ainult rahustada ennast. Fakt on see, et paberi peal te näete kasum missugune. Nende numbrite juures peaks juba ammu sammuma, nagu Eesti NSV hümngi ütles, Eesti esimeste kindlas reas või nagu tänapäeval öeldakse, 5 rikkama riigi hulgas. Aga me ei ole seal, me ei saanud toona sinna ja me ei ole ka praegu seal. Ja kui me paberi peal majanduskasvu ainult ootame, ütleme seda, et me peame endale näitajad ilusaks tegema, siis ei jõua me mitte kuhugile välja. Tegelik elu peab ilus olema. Tegelikus elus tuleb tööd teha, mitte oodata seda, et tuleb võõras, temale delegeerime kõik kohustused, aga endale võtame kõik õigused. Just täpselt sellist eeskuju annab ju meie tänane riigi valitsus paraku või ka kohalikud omavalitsused. Ja paraku peab ütlema, et väga paljud eestimaalassedki on oma mõtlemises sellega kaasa läinud. Nad pigem panustavad, kui teevad reaalset tööd. Pigem loodetakse võõrfondidele, võõrpankadele, igasugustele euroabifondidele, kui sellele, et võtaks lihtsalt kätte ja hakkaks tööd tegema. Mul on häbi nende meie rahvuskaaslaste ees, kes 40. aastal ja hiljem küüditati Siberisse või ka teiste eestlaste ees, kes said läände pageda, sest mõlemad, nii itta kui läände läinud, nad pidid alustama nullist. Ühed olid koonduslaagrist, tulid sealt välja, hakkasid tööle Siberis, ilma ühegi sendita, ehitasid üles oma majad, ei virise siiamaani, töötasid ühismajandites, paljud neist said ühismajandite juhtideks, ehitasid oma elud üles seal, tulid tagasi, ehitasid siin ka üles, ei olnud euroabifonde. Teised, kes läksid läände ilma ühegi sendita. Torontos näiteks ehitati üles Toronto Eesti ühispank, eestlastele kuuluv pank. Teised ühistud, tootmisühistud, kogu Eesti nii-öelda mikroühiskond oma sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku poolega. Jälle ei olnud euroabifonde. Või kui teie tallinlastena vaatate Estonia teatrimaja, siis see ei ole ehitatud eurofondide mõjul. See ei ole riigieelarvest rahastatud algsel kujul. Kui ta ehitati, siis ta ehitati Estonia seltsi liikmete ja ühiskonna teiste liikmete annetuste varal. Inimesed ise ühistegelikus korras venna armust kogusid kokku raha ja mitte ainult raha, vaid osad, kellel oli metsa, tõid palgid siia Tallinnasse, teised, kellel oli telliseid üle, tõid telliseid. Kellel polnud materjali, kellel polnud raha, aitas tööga. Estonia teater ehitati ühistöö korras üles. Täpselt samamoodi Pärnus Endla, Tartus Vanemuine ja nii edasi. Kõik Eesti seltsimajad, kohalikud meiereid, kohalikud ühispangahooned, mis meil vabariigi ajast, tsaari ajast on, need on kõik tehtud ühistöö korras. Kas olukorda, kus me täna oleme, on võimalik murda? On, kui me vaatame kõigepealt iseeneste hinge, iseeneste südamesse, kui me loobume võõrast enda sees ja enda ümber, loobume panustamisest, vaid selle asemel paneme peatööle, harime ennast, tõesti mõtleme kaasa, ei kuula ammuli sui arvamusstiilerite sõnavõtte, ei pea neid õigeks, lihtsalt sellepärast, et tegemist on ju suure ja tähtsa inimesega. Vaid mõtleme oma peaga, siis käärime käised üles ja kõige lõpuks, kui mõistus on tööl, kui käed on tööl, siis asume kõik ühistööle, mitte igaüks oma nurgas. Mina räägin täna siin loomulikult peaasjalikult Eesti Vabariigi kodanikuna, aga üks minu ülesandeid on olla Tartu Hoiu-laenu ühistu juhatuse esimees. Mina olen üksiku mehena selle Tartu Hoiu-laenu ühistu ellu kutsunud. Ma ei ole teinud seda isiklikust kasust, sellepärast et isiklikuks rikastumiseks on hoopis paremaid võimalusi, kui arendada ühistegevust. Isiklikuks rikastumiseks teiste arvelt ongi tarvis eeskätt pusida oma nurgas. Eestlaste koondamine on meeletult raske, aga see käib läbi mõistuse arenemise, enda mõistuse arenemise,
kaaskondlaste mõistuse arenemise. See käib läbi selle, et me üksteist eestlastena, eestimaalastena, kaaskodanikena püüame harida, ligemest armastada. 8 aasta visatöö tulemusena on 25 asutajaliikmest saanud 1200 eestimaalast. Need 1200 eestimaalast on kokku kogunud ühistegelikus korras umbes 10 miljonit eurot, kas siis hoiustena või siis osakapitalina, mida liikmed on hoiulaenuühistusse sisse maksnud. Hoiulaenuühistu on sisuliselt klientidele kuuluv pank, sisuliselt ühiskassa, mis on oma liikmete ühise hüve eest, peab tagama igale liikmele selle, et ta kas hoiustajana või laenajana mitte ei teeniks esmajoones rahatulu, vaid saaks oma asjad võimalikult hästi aetud. No kommertsettevõtted, sealhulgas kommertspangad seevastu, nemad rõhuvad selle peale, et pakume teenust, selle teenuse eest küsime teenustasu ja loomulikult teenustasu peab tagama siis panga vähestele omanikele hea äraelamise. Hoiulaenuühistus, ühistupangas on kõik kliendid omanikud, nad on ühiskassa omanikud ja nad saavad sealt täpselt nii palju tagasi, kui nad ise sinna oma osa pannud on. Ja mida see tähendab? Täna on hoiulaenuühistus 1200 liiget. Kokku on kogutud 10 miljonit eurot. See on tõesti eestimaalaste ühistegevus, nende 1200 liikme ühistegevus. Siin ei ole mingisuguseid põlvili riigi ees abipalumisi, eurofondide ees abipalumisi, võõrettevõtete ees abipalumisi, vaid see on loodud sirge seljaga, see on loodud kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, nagu nõuab meie põhiseaduse preambul meilt, eestimaalastelt, käitumist. Kui 1200 eestimaalast on kokku suutnud koguda 10 miljonit eurot, siis kui me laiendame printsiipi, Tartu Hoiulaenuühistu ei ole loodud ainult minu jaoks, ta ei ole loodud teie jaoks, kes te siin juba olete Tartu Hoiulaenuühistu liikmed, vaid ta on loodud Eesti jaoks, sest iga Eestis tegutsev ettevõte, eeskätt ühistu, see on ju loomulik, et ta peab järgima Eesti Vabariigi eesmärki, Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit, tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Selleks peab iga ettevõte, iga eestimaalane tegutsema. Ja kui 10 000 eestimaalast tegutseks sellel samal eesmärgil näiteks Tartu Hoiulaenuühistu raames, võiks meil olla ju 100 miljonit eurot. Kui 100 000 eestimaalast, siis võiks olla 1 miljard eurot. Ja kui 1 miljon eestimaalast võiks ju olla 10 miljardit eurot, mis on juba suurem kui tänavune riigieelarve ja selle raha eest me ühiselt saaksime ehitada üles riiki, me ei peaks suunama seda raha kuhugile välismaale, kuhugile võõrastele, et siis seda raha euroabina kuskil põlvili tagasi paluda, laenudena tagasi võtta globaalpankadelt, vaid me koondaksime oma ressursid iseenda kätte ühiskassasse ja arendaksime oma Eesti majandust. Kuidas arendab Tartu Hoiulaenuühistu Eesti majandust? Ma võib-olla maalisin enne negatiivse pildi, võib-olla paljudele ei meeldi see negatiivne pilt, aga tõele tuleb näkku vaadata, sellepärast et on ju klassikute poolt juba öeldud, et areng algab siis, kui tunnistatakse tõde. Need 10 miljonit eurot 1200 liikme poolt ei ole kokku kogutud mitte selle jaoks, et sarnaselt võõrpankadele anda tarbimislaene, et need investeerida kuhugile võõramaistesse võlakirjadesse, väärtpaberitesse, arusaamatutesse tehingutesse, vaid kuna tegemist on ühistuga, meie ühise ettevõtmisega, siis laenu saavad ju ka kaasliikmed, enamasti väikeettevõtjad. Need, kes laenu varal panevad tööle oma talu, oma väikeettevõtte, oma tootmisettevõtte. Kui nad selle käima panevad, siis nad ei teeni ju väikeettevõtjatena, eestimaalastena mitte üksnes rahatulu iseendale kui omanikele. Seda teevad nad loomulikult ka ja selleks on neil õigus, sest kui nad on
korralikud ettevõtjad, nad on inimestele tööd andnud, nad on leiva laua peal inimestele andnud, on neil õigus saada ka õiglane osa ettevõtte kasumist. Aga nad annavad ka meile, eestimaalastele, kes ju samuti on ühistu, Tartu Hoiu-laenu ühistu liikmed, tööd ja leiba. Nad ei ole erakonnad, kes lubavad, et loome kõrgepalgalisi töökohti, kes istuvad kuskil kabinetis, lisaväärtust ei loo, elavad ainult riigieelarve peal. Vaid need on ju inimesed, need ettevõtjad, kes loovad reaalseid töökohti, tootvaid töökohti. Loomulikult on ka teenindajaid tarvis, kaubandusse näiteks, on ka riigiametnike tarvis, kooliõpetajaid, juriste, kõike. Aga need ettevõtjad lisaks sellele loovad ju ka töökohti näiteks traktoristidele, tehasetöölistele, põllutöölistele, kõikidele eestimaalastele, kes siin tegutsevad. Ja need eestimaalased, kes saavad tööd ja leiba eestimaalaste ettevõtetes, nad ei pea ju kerjakepi ja kerjakotiga, nagu austatud eurosaadik Tunne Kelam kunagi europropaganda raames ütles, et on eestlaste tulevik kerjakepi ja kerjakotiga Euroopas ringi käia ja raha kerjata. Nemad ei pea tegema, nendel on töö ja nendel on leib laual. Ja kui on inimesed, kes tegelevad tootliku tööga, kui on inimesed, kes abistavad seda tootlikku tööd, nagu ma nimetasin, õpetajad, juristid, arstid, siis need ettevõtted toodavad meile leiba, riideid, kodumasinaid, me ei pea enam seda importima. Me ei pea oma kallilt teenitud raha raiskama selleks, et välismaale saata see raha ja osta mingisugused püsiväärtuseta kaubad, ühekordseks kasutamiseks mõeldud kaubad. See, et tänane maailm, tänane Euroopa, tänane läänepoolne ühiskond toodab ühekordseks kasutamiseks mõeldud kaupa, on rahvuste ja on riikide surm. Sellepärast, kui peame asju parandama, kui saame kasutada asja ainult üks kord, siis kaob ajalugu. Kui kaob ajalugu, kaob kultuur, kaob rahvus, kaob riikide mõte. Ühistuline majandus tagab selle, et meil on töö ja leib. Meil on asjad, mida me ise toodame iseenda tarbeks, nad on püsiväärtusega, neid me mitte ei paranda, vaid neid me pärandame. Isalt pojale, pojalt pojapojale ja nii edasi, ja see ongi Eesti. Kellel on kodus vana tammelaud näiteks, see on ka ju Eesti tööstustes toodetud. Ta võib uhkusega öelda, see on toodetud selles ettevõttes, kus minu vanaisa töötas tislerina. Paljud meist saavad täna seda öelda, et näed, see maja seal on minu ehitatud, selle laua tegi minu isa. Ja kui me endale oleme kaubad tootnud ise oma jõuga eestimaalastena, siis meil on ka mida eksportida välismaale, sest kui me toodame püsiväärtustega kaupasid, siis nõuab seda ka välismaailm. Meil on võimalik teenida sealt rahatulu ja siin ma olen nõus meie riigijuhtide ja majandusideoloogidega. Meil on tarvis väliskapitali selleks, et rikastuda. Aga meil on tarvis väliskapitali Eestisse läbi selle, et meie omanikena ekspordime oma toodangut, Eesti toodangut välismaale ja saame välismaalt selle väliskapitali omaniku tuluna Eestisse. Mitte laenuna, mitte välisabin, et me peaks kummardama ja kellegi intresse maksma, vaid omaniku tuluna, mida me kasutame ära Eesti hüvanguks, eestimaalaste hüvanguks. Selle tagab ainult ühistuline rahandus, sellepärast, et täna me võime toota, me võime olla tublid. Eestimaalased on tublid. Eestlase kohta öeldakse, et ta on töökas ja see ei ole vale. Eestlane on töökas. Aga mis kasu on kõigest sellest tööst, kui me teeme tööd, näeme vaeva, verd, higi, pisaraid, nagu ütles president Meri, aga töövili läheb võõrastele. Ja kui meie rahakott on võõraste taskus, siis ei maksa arvata, et see võõras tahab meile kui eestimaalastele, meile kui eestlastele tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist, et ta sealt rahakotist annaks meie majanduse arendamiseks, meie kultuuri arendamiseks, meie rahva arendamiseks raha. Ta võtab selle raha endale. Ainus lahendus on see, et eestlastel on oma rahakott ja kui me oleme rahvus, kui me oleme riik, siis meil peab olema ühine rahakott ja see ühine rahakott saab olla ainult ühistuline pank, hoiu-laenuühistu. Ja kes mõtleb, et see on propaganda, et mina propageerin kõiki inimesi astuma Tartu Hoiu-laenuühistusse iseenda pärast, siis härrad ja prouad, ma ütlen, ma oleksin kahe käega poolt,
kui Tartu Hoiu-laenuühistu lakkaks üks päev olemast, siis, kui Tartu Hoiu-laenuühistusse on koondunud kõik 1,2 miljonit eestimaalast ja selle Tartu Hoiu-laenuühistu võib sulandada ühte Eesti pangaga, ainsa pangaga Eestis, sest meil ei ole tarvis võõraid õnne õuele toojaid, vaid meil on tarvis ühte panka, oma Eesti panka, mis finantseerib eestlasi, nende ettevõtmisi, nende tootlikku tegevust ja tagab selle, et raharinglus jääks Eesti piiresse ja rikastaks eestimaalast. See ei ole utoopia, vaatame pilguga ajalukku, näiteks 1940. aastal igas maakonnalinnas tegutsesid Eesti Panga osakonnad, Eesti Panga kontorid ja nad finantseerisid eestimaiseid ettevõtteid, lubasid eestimaalastel arveldada ja lisaks nendele oli ka ju üle Eesti 200 hoiu-laenuühistut, ühistulist panka, enamik eestimaalasi läbi selle riikliku Eesti Panga ja läbi nende 200 ühistulise hoiu-laenuühistu olidki kujundanud endale ühise rahakoti. Meie tänaste eestlastena omame samasugust kohustust. Kui ma räägin Eesti rahvusest, siis ma ei mõtle kitsarinnaliselt Eesti rahvust, et mul on õigus, ma olen eestlane, ma tahan mingit hüve saada, vaid eestlaseks olemisega peab kaasnema kohustus. See, kes on valmis kohustust kandma, olla eestlane, olla Eesti Vabariigi kodanik, see on eestlane. Olenemata sotsiaalsest klassist, olenemata usutunnistusest, olenemata muudest tühistest omadustest. See, kes kannab Eesti Vabariigi kodanikuks olemise kohustust, eestlaseks olemise kohustust, see on eestlane. Ja eestlasena on meil kohustus tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine ja areng läbi aegade. Selleks peab meil olema raha iseenda käes. Tänan tähelepanu eest.